Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kuulama Delfi sporditoimetuse podcasti Mis tunne on? Järjekordset osa ja täna on hea meel stuudios tervitada Delfi meedia dokumentaalfilmi Kindral produtsent Turmo Soonvaldi. Tervist! Ja Rahvusringhäälingu saate Pealtnägija teledokumentaali Mati Alavere Valgusest varju autorit Mihkel Kärmast. Tere! Ja, vestlust juhib Ats Kuldkepp. No, mõlema teose keskne tegelane on suusatreener Mati Alaver. Ometi teda rääkimas ei kuule ja sellest katsumegi aimu saada. Miks ta ei räägi ja kuidas ja mis võtetega teda üritati kaamera ette saada. No ma olen täiesti kindel, et üritamise taha nagu asi ei jäänud. Alustame Pealtnägija dokist. Mihkel Kärmas, kui lähedal või kaugel oli Mati Alavere oma nime ja näoga ekraanile saamine? No võib-olla siis võib vastata niiviisi, et üks põhjus, miks meie selle taiese küpsetamine, jutumärkides küpsetamine, eks ju, nii kaua kestis, oligi, et oli hetki, kui oli lootus täitsa horisondil, eks ju, ja see protsess hakkas ju meie jaoks nagu täiesti, selles mõttes tavapäraselt, eks ju, et alguses helistad inimesele, saadad sõnumeid, saadad kirju, eks ju, näiteks mina isiklikult kunagi Mati Alaveriga kahepoolses sides ei ole olnud, ta ei ole mulle isiklikult kunagi vastanud. Aga absoluutselt kindlalt teab, et Pealtnägija ja mina oleme püüdnud temaga ühendust võtta, eks ju, nii et aastate jooksul tõesti siis progresseerus see niiviisi, et edasi läbi vahendajate igasuguste, veel oli erinevaid hetki, kui, kuidas öelda, meie teed natuke jooksid kokku või risti läbi mingite inimeste, nii et sellest võib eraldi ja pikalt ja põhjalikult rääkida, ei taha praegu siin mikrofoni monopoliseerida pikemalt. Urmo Soonvald, Delfi doki puhul, kui oli teil ka lootust? Lootus oli kindlasti alguses ja lootus kasvavalt kahanes, ma ütleks, aga ma just vaatasin oma märkmeid ja meile, et meie alustasime Alaveriga kontakti otsimist, õige sõna, 2023 aasta sügisel. Ja kuna mul oli päris kindel teadmine, et kui me talle otse läheneme, kirjutame või helistame, sellest nagu asja ei saa. Ja ma leidsin enda arvates päris hea selline vahemehe. Ja see vahemees andis ka lootust. Aga ühel hetkel, kui ma siis saatsin täiendavaid ideid ja küsimusi läbi vahemehe, et miks me tahame, mida me tahame, kuidas me tahame, siis vahemehe entusiasm ka rauges. Ja minu ainukene kontakt Alaveriga oli, mul on kuupäev täpselt meeles, 26. märtsil aastal 2024. Ma mäletan seda päeva selle järgi, et see oli päev, kui Kõlvarti linnavalitsus kukkus Tallinnas. Muidu ma poleks suutnud seda taastada. Siis ma helistasin talle, me teame vanadest aegadest, kui ma ise olin ka spordiajakirjanik, ja see oli selline ise küsin, ise vastan tüüp, tere, kes ma olen, rääkisime loo ära, jah, tuli vastu, siis ma rääkisin, et võiks kokku saada, et ärme tee midagi, saame kokku, ma tahan rääkida, mida me teeme. Ei, ja siis ma küsin, kas kindlasti, et ainult kokku saamine, tulen Tartusse, tulen Otepääle, kuhu iganes. Ei. Ja see iseloomustaski tegelikult siis meie eelnevat ja ka järgnevat suhtlemist läbi vahemeeste, läbi e-mailide Mati Alaveriga, kust ma lugesin välja, et ta ei taha. Et ta fundamentaalselt ei taha ja kindlasti ta teab ise kõige paremini, miks ta ei taha. Ja kahjuks nii jah, et kahjuks mõlemad filmid olid tõsi, Alaveri oli mõlemas filmis ja ta ka rääkis, aga teatud perioodini, teatud ajahetkeni. Aga mõelda, et mõlema filmi tegemise algne eeldus oli ikkagi see, et saada Alaver kuidagi kaamerate. Ja, absoluutselt. Meie lootus ja me läksimegi sinna sõitu sellise nagu arvestusega, et keegi nii-öelda siseringist tuleb, kõneleb ka, eks ju, et isegi kui see ei ole Alaver, siis äkki mõni nendest sportlastest, eks ju, et neid skandaale on siin pika perioodi jooksul olnud mitu tükki ja äkki mõni vahetu osaline tuleb ikkagi rääkima. Ja veel kord, et alguses anti meile isegi lootust kas või sellises võtmes, et ja poisid, tüdrukud, oodake, võt need menetlused seal Saksamaal, Austrias lõpevad ära, siis nad on vabad kõne
kõnelema, et siis nad ei süüsta enam ennast nagu kriminaalõiguslikult, eks ju, ja see kõlas toona veenev ja me nagu selles mõttes ootasime, eks ju, et ega siis vot see ei ole lihtsalt nagu niisama mingisugune selline meie ajakirjanike haiglane huvi, et me ajame nagu mingisugused jahikoerad rebast siin põllu peal taga, eks ju, hüsteeriliselt ühte suusatreenerit, no see on ka objektiivselt nagu asjaolude teada saamiseks, eks ju, et see ei ole asi iseeneses, vaid see, et ikkagi mis ta meile siis nagu jutustaks ja selgitaks, sest kas või lõpuks ideaalmaailmas näiteks võiks ju Mati Alaver olla midagi Grigori Rodtšenkovi sarnast, eks ju, kes oli siis Vene dopinguprogrammi üks selline mastermind, üks põhitegelane, kellest on täna saanud nagu selline vilepuhuja, kes küll elab teise nimega FBI, ütleme, tunnistaja kaitses, eks ju. Vot. Ja no meil oli sarnane olukord, et mul oli eelmise aasta, ma ei nüüd kuupäevadagi jänni, 24 aasta suve lõpust, sügise mingi perioodini ühe siseringi inimesega ka vestlus. Ja noh, see on otsus mõttes, see polegi liialdus, ma 5 korda sain temalt jahi ja 5 korda sain temalt ei. Ja no eks ta siis pidas ise aru ja mul on põhjust arvata, et ta konsulteeris kindlasti ka Alaveriga, et millest ma olen aru saanud selle nagu aasta või 2 jooksul, et see ring Alaveri ümber elab aktiivset elu, nad suhtlevad, nad räägivad, nad konsulteerivad, nad jälgivad, mis toimub, ei ole niimoodi, et kõik on omas nurgas, kõik kahetsevad kuskil, nad elavad, nad käivad koos aeg-ajalt, et see ring täiesti elab. Ja noh, loomulikult ma arvan, et see ring on laiem, kui me avalikult teame, kes sinna kuuluvad ja kahjuks jah, nad on kõik otsustanud, et mitte rääkida. Ja noh, üks märksõna, mida ma ühes oma viimases või eelviimases e-mailis Mati Alaverile pakkusin, on see, et on lunastuse märksõna all, et ta võiks tulla, rääkida ära ja siis saada taas või naasta ühiskondlikul mingile positsioonile. Nii nagu on Soome suusa kunagised nagu dopinguvõtjad, dopingule kehutajad ja edasi on tagasi ühiskonnas. Aga ka see märksõna teda ei saanud ja pole saanud nagu liikuma, et ma tean, et ta suhtleb ka spordiajakirjanikega, ta jagab infot nendega, arutleb, aga ehk ma tajun, et temal on mingi soov olla kuskil, rääkida kaasa, on see spordi rahastamine, on see EOK, on see suusatamine, on see midagi muud. Aga ei, siis kuskil mingil etapil tuleb tal see enda kriitiline mõtlemine vastu või ma jätkult arvan, on juhtunud, et ta teab rohkemat, kui meie täna teame. Ja see on see, miks ta ei taha tulla uuesti avalikkuse ette ja uuesti tegeleda valetamisega. Aga kuidas see käis? Urmo Soonvalt saatis lunastuse märksõnal e-maili ja siis kas tuli mingi vastus või tuli vaikus? Tuli selline kõrvulukustav vaikus, jah, et ma nagu Mihkel ütles, et ma olen kindel, noh, ta sai kätte need kirjad, ma tean, ja eks ta siis, kas ta jagas kellegagi või arutas, aga ma pidasin temaga dialoogi niimoodi, et mina saatsin kirja ja siis ma lugesin vaikusest märke. Jaa, see on mitu mõtet, et esiteks, et ma mõtlen, et võib nende vaatest olla päris koomiline, kui nad loevad erinevate meediaorganisatsioonide suhteliselt sarnase sisuga kirju ja mõttearendusi, eks ju, et tõesti, see ringkond on olemas, erinevatel eluetappidel oli seal erinevad kaasteelisi, kes tänaseni naudivad siis Alaveri usaldust ja nendega me ju kõik nemad võtsid, need on avaliku elu tegelased täna, mitmed nendest võtavad toru, eks ju, räägime ja üks asi, mis nagu mind näiteks kogu selles asjas intrigeeris, oligi tegelikult ikkagi see tohutu, vabandust nüüd kujund, eks ju, et see antiik tragöödia mõõde, eks ju, et kunagised tüübid, keda Raekoja platsil tassiti õlgadel, täna peavad kuskil Otepääl kõrvalisi tänavaid mööda kõndima ja see on tohutu nagu langus, tohutu psühholoogiline draama, jätame selle spordi nagu kõrvale ja mitud puhkuvad nendel kõrvalseisatel inimestel, me selgitasimegi, et noh, jällegi kujund, pange, valge kampsun selga, tulge, raputage tuhka pähe, kõik tahavad edasi minna. Ja teil hakkab nii palju kergem ja lihtsam selle asemel, et iga kord, kui nägu kuskil spordivõistlusel korra vilksatad, seal näitad kohe on hagijatena ajakirjanikud sabas. Ja just kui need vahemehed ütlesid, jaa, me saame aru, tõesti niiviisi on, eks ju, ja mingil põhjusel, vot see ei realiseerunud ikkagi. Ja noh, nüüd me läheme siis spekulatsioonide rajale tõesti, et mis see siis see põhjus on, et miks selline nagu null suhtlus, aga erinevatel aegadel
nagu ma mainisin, on ka sellised nagu natuke ka kohati tragikoomilisi mingisuguseid olukordasid olnud, kus inimeste teed on ristunud mingites olukordades. Ja üks näiteks episood oli selline, et oli mingi täitsa suhteliselt süütu Lõuna-Eestit tutvustav turismisaade. Ja see on aeg, kui Veerpalu Alaver, mitte ühtegi intervjuud enne, turismisaade, järsku Andrus Veerpalu esineb selles saates, õpetab klassikastiili. Võtan selle saate tegijatega ühendust, ma nägin seda saadet või sain teadlikku selles saates enne, kui see eetrisse läks, eks ju. Võtan ühendust saate tegijatega, küsin, kuidas te saite tema jutule, eks ju. Selgus seal mingid tuttavad, eks ju, niiviisi, siis jõudsime nende tuttavateni, eks ju, tuttav on ka avaliku elu tegelane tegelikult, ja siis asusimegi asusime läbi rääkimist, et kuule, et kas oleks variant samamoodi kontakt tekitada. Ja nüüd pika jutuga jõuan siis ringiga sinna, et paar korda me oleme saanud neilt nagu mingisugust nagu pikemat tagasisidet ja siis on ikka sellises võtmes, et miks Eesti spordiajakirjandus ründab omasid, norrakad suusatasid ja petsid veel rohkem, eks ju, nii et kui see tagasisidet on tulnud, siis on sellises ennast õigustavas, üllatavalt ennast õigustavas võtmes olnud, või kas või nüüd oli siin spordikorüfee mälestuste raamat, eks ju, seal oli üks peatükk, mis nad kirjutasid, uskumatu, ütlevad, et neil ei ole tahetud sõna anda, eks ju, siukses võtmes tagasisidet on tulnud. Ja kindlasti nagu nii pealtnägija kui meie versioonis ma soovitan kõigil kas järgi vaadata või vaadata ja Ülle Viinapuu lauseid. Et teatud hulk Ülle Viinapuu laused on väga sarnased nende lausetega, mida on Alaver varem ise öelnud. Ehk minu jaoks on selles mõlemas saates on Ülle Viinapuu see, kes edastab kas teadlikult või alateadlikult või väga süsteemselt neid mõtteid, mis on Mati Alaveril olnud ja mida ta tahaks, et Eesti ühiskond teaks. Just üks on see Eesti spordi ja suusatamise konkurentsivõime, et Eesti sport, kui me tahame siis suures mängus kaasa olla, peab olema valmis selleks, milleks iganes. Ehk Ülle Viinapuu laused on väga märgilised seal. Ka tema kaudu muide, see pole mingi saladus, Rally Estoniale suvel, nägin Ülle Viinapuu ise üle aastate, embasime, rääkisime, küsisin ka, et kas me saaksime Matile kuidagi läheneda, Ülle naerat ja ütles, et vist ei ole võimalik, et ma arvan, mõlemad pooled on neid maksimumi Mati Alaveri kätte saamiseks ja ma arvan seda, et see kõik, see postfaktum pärast mõlema saate väljatulekut on väga palju läinud tähelepanu sellele, et oi, see on nagu midagi uut väga ei ole ja Alaver ei räägi. Aga ma arvan, et me ei tohiks jääda seisma Eesti suusatamise selle perioodi läbi valgustamisele vaatamisel. Et ma arvan, et seal on nagu veel tahke, veel inimesi, veel tegusid, veel rääkimata, lõpetamata lugusid, veel arutelusi ja vaidlusi, mis on võib-olla sumbunud kuhugi rahvusvaheliste institutsioonidesse, et kokkuvõttes jah, on põhjust veel spordiajakirjandusele vaeva näha. Kas Mati Alaveri mingi kirjalik vastus, kas või piiratud kujul, oleks filmitegijaid rahuldanud? Rahuldanud ei, aga kui ta oleks selle andnud, siis loomulikult on meie kohus edastada, et näiteks meil olid pikad ja kirglikud mõttevahetused, kuidas siis lihtsalt öelda, Soome Mati Alaveri Kari-Pekka Kyröga, eks ju, et kes oli ka, et kord et tuleb kaamera ette, kord ei tule. Kari-Pekka Kyröl oli väga palju kokkupuuteid Mati Alaveriga erinevatel eluetappidel ja temaga päädis asi just nimelt sellise väikse kirjaliku avaldusega, eks ju, et mida me tsiteerisime. No sellest viimasest ehk siis Seefeldi topiku skandaalist on möödas enam kui 6 aastat. Alaver peale seal Anu Sääritsele antud väikse intervjuu, meeleoluka intervjuu, no põhimõtteliselt ei ole mitte ühtegi sõna kuskil edastanud. Miks see nii on? Minu diagnoos on see, et ta teab ja on kogenud ja on näinud ja on olnud osaline rohkemates episoodis Eesti spordis, mida me tahaks kajastada, kui me ise võib-olla teame. Ja ta tõenäoliselt on otsustanud ja tajunud, et tal pole mõtet tulla avalikus ette ja rääkida pooltõdesi või valetada või jätta midagi rääkimata. Ja see on tema taktika, et ma siis parem üldse räägi, kui ma laseks piltlikult kõik õhku. See on mu isiklik diagnoos sellele tema käitumisele.
no just see on spekulatsioon, aga sama asi teiste sõnadega, et tõde on lihtsalt nii kole, et seda otsast hakata siin rääkima, siis see paratamatult toob kaasa mingisuguse sündmuste ahela, eks ju, et või järgnevate paljastuste ahela. Et oleks see tõesti niiviisi steriilselt, eks ju, et inimene tegi üksi kuskil vaakumis, eks ju, ainult ise majandas, siis võib-olla ei oleks üldsegi nii võimatu tulla rääkima, aga automaatselt, ta on ju treener, ta tegeles teistega, eks, kohe hakkavad järgmised küsimused, eks. Nii et paratamatult jah, Mati Alaver on keskne tegelane, aga seal tekib nii palju küsimusi ja mitte ainult sportlastega seoses, muide, rõhutan. Et väga vähe me räägime sellest ikkagi, mis siin ümber siin spordi administratsioonis toimus ja ka rahvusvaheliselt tegelikult, eks ju, et kui pingsasti ikkagi neid patustajaid nagu petiseid taga aetakse, nii et kui Mati Alaver veel kord, kui ta avaks suu ja räägiks päriselt, mis ta teab, ma arvan, et siin ei jätaks süda lööke vahele mitte ainult Eestis inimestel. Ja millele ka Mihkel võib-olla viitas, aga mida me ise oleme rääkinud ja et toona oli Suusaliidu president Toomas Savi. Toomas Savi, eks-spiiker, ülimalt väärikas amet Eesti ühiskonnas, oli aastaid spiiker, oli Reformierakonna väga kõrge liige, praegu on kõrges eas ja tema, ma olen püünud otsida jällegi, minu arvates pärast esimest dopinguskandaali ta andis Postimehele ühe intervjuu, ühe hästi lühikese ja tema pole aastast põhimõtteliselt 2011-2012 nüüd 14 aastat praktiliselt midagi Eesti avalikkusega suhelnud. Loomulikult on inimesel õigus mitte suhelda, tal on õigus teha nii, nagu ta ise tahab, aga taas minu spekulatsioon on see, et ta kardab nagu tuld neid küsimusi, kui ta peaks hakkama rääkima, mida ta teadis enne aastat 2011, kas ta püüdis seda varjata, kas ta püüdis FIS-i ehk Saare Luisiga mingi kokkuleppele saada, kellele ta teada andis, kas teadis toonane näiteks peaminister, valitsus ja nii edasi, et tegelikult on nagu see Reformierakonna mõõde, mis jookseb kindlasti sinna sisse. No just, aga näiteks Toomas Savi on just selles mõttes hea näide, kui ma ütlen, et see on ikkagi olnud natuke antiiktragöödia, et see lööklaine ju purustas mitte ainult need vahetud sportlased, vaid ka paljude teiste jaoks, eks ju, et oli rohkem või vähem antiiktragöödia veel kord, eks ju, et siin Toomas Savi mis ta siis oli, Suusaliidu president, eks ju, Riigikogu spiiker ja korraks ju vist oli ju ka variant, et saab lausa vabariigi presidendiks, eks ju, ja kõik selle Otepää suusatamise tohutu eufooria tuules ja põmaki läbi põranda. Täna on põhimõtteliselt pensionär, kes kui võtab toru, ütleb sulle, et laske mul rahus, eks ju, minna. Ka tema teab kindlasti rohkem, väga palju teab, ta ei pruugi teada detaile, mismoodi kõik see Mati Alaveri skeemid käisid, aga ta kindlasti teadis seda ulatust ja mõõdet selle juures, et jah, et Reformierakond ja suusatamine siis nagu sünonüümid teatud perioodil ja mulle meeldib Kärt Anvelti lause meie kindrali dokis, kus ta ütleb, et nii tema kui Eesti ühiskond ei suutnud uskuda, ka mina. Ei pea ennast väga naiivseks, ei olnud ka siis väga naiivne või lihtsam meile, ka mina ei suutnud alguses uskuda seda kõike, kus see plahvatas nii-öelda. Nii et see väide, mida on päris palju korratud, et lihtsalt Alaveril ja ütleme kogu toonasel suusa ringkonnal Eestis on liiga palju kaotada, kui nad kõik avalikult välja oleks. See ilmselt pädeb. Minu diagnoos on küll see, et neil on kaotada usaldusväärsus ja austus ja neil on oht langeda samamoodi siis tõde mitterääkijate ja valet enda teada hoidvate inimeste nimekirja. Aga näiteks Alaveri kõige säravam õpilane, olümpiavõitja Andrus Veerpalu, ka tema oleks kindlasti väga palju juurde andnud, kuigi ta pole kõige suurem jutumees läbi aegade olnud, et kontakt temaga, kas oli lähedal, et tema midagi ütleks? Kontakte oli korduvalt ja taaskord, issand jumal, ma ei tea, kui palju siin köögi poolt võib nagu selgitada, aga eks me püüdsime ju selles mõttes, kuidas öelda, põhjendada ja mõjutada ka läbi teiste inimeste, eks ju, läbi lähedal seisvate inimeste, eks ju, et tehke see otsus, see on teile endale kasulik, see ei ole mingisugune ainult ajakirjanike, ma ei tea, klikimagneti või raha teenimise eesmärk, et see on ka teie elu puhastamise jaoks, eks ju. Ei tulnud.
Andrus Veerpaluga oli mõnevõrra lihtsam ühendust saada, tema ikka võttis toru, aga noh, ta teatavasti ei olnud ka headel aegadel pikka juttu mees, eks ju, et põhimõtteliselt ütles, et las ta jääda, mul ei ole midagi uut öelda. Ja noh, ma arvan, et selle projekti jooksul mingi 4 korda on kindlasti temaga oldud ühenduses, jah. Nii ka meie ja lisaks veel Toomas Saavi, Jüri Järv, Jaak Mae, Tarvo Kiudmäe, kogu see plejaad, Tammjärved ja Algo Kärbid lisaks sinna veel, et nad ei tahtnud rääkida. Ja minust on päris märgiline see, et ka teiste seas Aivar Rehemaa, kes on tänane suusakoondise peatreener, ei soovinud rääkida, mis õrnalt, mitte liiga aktiivselt, aga õrnalt näitab, milline on Alaveri koolkonna või Alaveri enda mõju ka tänasel päeval. Et see Rehemaa mitte rääkimine oli võib-olla kõige ootamatum ja üllatavam minu jaoks. Teiste puhul ma suutsin leida vähemalt enda sees rohkem selgitusi. No Matil on ikkagi väga suur autoriteet, palju sellest on ka põhjendatud, eks ju, aga täna lihtsalt me oleme väga palju seda tumedat külge näinud, aga Matil on endiselt väga suur autoriteet ja taas üks näide näiteks Neinar Seli, eks ju, kes rahastas muuhulgas, oli olümpiakomitee poole peal, eks ju, ja siis ka eraettevõtja Kaukast rahastas neid võitlemisi seal rahvusvahelises spordiarbitraažis, eks ju, täna on väga huvitav. Ta ameti poolest justkui oleks lausa isegi kohustatud selgitama endise olümpiakomitee presidendina neid asjasid, mida nad seal tegid. Aga täna ütleb, et ei, kui Mati mulle rohelist tuld ei anna, ma ei räägi. Et võtke teadmiseks. Kui te saaks valida veel ühe inimese, jätame kõrvale Alaver või Veerpalu, kes oleks andnud nendele dokkidele kõige rohkem juurde, keda te ei saanud? Aga siin me peame hakkama avama kaarte ju, et kellest järgmised lugusid hakata tegema, aga ma ütlen niiviisi, et kindlasti oleks, sai mainitud, et vahva grillida mingisugused otsustajaid natukene siin, et kas te tõesti olite sellise pimedusega löödud, aga tont sellega, lihtsalt juhiks tähelepanu, et need on sellised asjad, mida sa oma peaga ei tee, teostustehniliselt, meditsiiniliselt, nii et tegelikult on võtmeinimesed, kes füüsiliselt on olnud kättpidi juures, randmete, veenide ja muude kehaosade juures, eks ju, kes kui räägiksid, siis kukuks ka ikkagi suur hulk seda kaardimajakest veel kokku, eks ju, et neid spetsialiste on Eestis, aga on ka mõni väljapool Eestit veel, kes meil omad isikud olid, kellega me otsisime kontakti, kes arusaadavalt sidesse ei tule, eks ju, et nendes lugudes tasub hästi palju kuulata neid ajakirjanikke ja uurijaid, kes on seda sama teekonda varem käinud, sellised tuntud kuulsad dopinguajakirjanikud või filmitegijad, kes on aastaid ja aastaid pühendanud sellele ja veel kord nende kogemus on, et kõik see tõde esiteks on alguses tohutu eitus, vasturünnak ja siis ka see tõde hakkab tulema parimal juhul tüki kaupa. Isegi kui me räägime siin, et täna kes võinuks veel tulla ja nii edasi, ega me täitsa garanteerin, keegi ei räägi lõpuni kõike ära alati, nii et nii see on, et kuni surmani ja võib-olla ka postuumselt mõni peab ikkagi natuke värisema, et kas keegi kusagil hakkab midagi rääkima, avaldama, eks ju. Ja lõpuks kuni selleni välja on laiem filosoofiline küsimus, et kui palju tegelikult ühiskond üldse teada tahab, et kuidas seda kõike tehakse, neid medaleid võidetakse, et siin on väga palju tahkusid, me ju näeme sellest publiku reaktsioonist samamoodi, et kas tuleb tegeleda või ei tuleks tegeleda. Just Mihkliga saime mõlemad ühe e-maili ühelt äraselt, kes vaidlustas kogu meie seda tegevust, aga kindlasti on suur hulk nimesi ära mainitud, keda tahaks ju kuulata, ausalt kuulata. Ja siis teine suur hulk inimesi, kellele Mihkli viitas, on need, kes olid ju testide tegemise juures, kelle käes on nagu see hard data. Kuskil on ju inimesed, kes on võtnud, nimetamis niimoodi, kõikidelt viimase 20 aasta tiitlivõistluste medali saanud sportlastelt proove. Kuskil on need inimesed, kuskil on need tulemused, kuskil on inimesed, kes on neid näinud, kuskil on inimesed, kes teavad, mida on andmetega tehtud, et muidugi tahaks nagu rääkida, aga see muutub üha keerulisemaks ja ma arvan, et üks suur põhjus, miks need mõlemad filmid olid nii eraldi kui koos väga kasulikud, et see tekitab neis inimestes, kellel on vilepuhuja geeni ja DNA-d sees, äkki nad tulevad välja, räägivad, aitavad meid natuke edasi taas.
Nad on muidugi tihtipeale vanema põlvkonna inimesed, sest need Eesti suusatamise kuldajad olid 15 aastat tagasi ja kauem. Et mida vanemaks tihti inimene saab seda, kaks võimalust, kas ta läheb väga avatuks või siis kapseldub veel rohkem. Ja siiski, me räägime ikka ju nii-öelda hoomatavast lähiminevikust, mitte liiga kaugest perioodist. Näiteks, kui me siin räägime A inimestest, kes keeldusid ja B, kelle jaoks oli tohutu tragöödia ju, et Mati Alaveri esimene treener, Mati Alaveri enda treener, Laur Luukin, kes kuldaegadel hõljus pilvedes loopisid vastastikku kummardusi ja komplimente, eks ju, et kuidas seal treener nagu Mati sünnib ükskord, ma ei tea, 100 aasta jooksul ja nii edasi. Täna põhimõtteliselt ütleb, et ärge rääkige mulle, ärge meenutage mulle Matit ja teise poolega siis ütleb, aga norrakad petavad ka, eks ju. Nii et seal on nagu päris palju seda kapseldumist, kurbust ja ta sageli inimesed ei taha ka mäletada lihtsalt asjasid. Kuidas me sellest mõttelaadist, et norralased teevad ka, et kuidas me sellest natukenegi vabaneks, et seda juttu kogu aeg ei korrataks? Ja ma möönan, et see on selline natuke nagu lapsik, et tema viskas mind ka liivaga lapsed oma vahel, et aga see on selline üks vähestest nagu see tugipunktis, kuhu üldse toetuda, kui õigustada või rääkida või selgitada kunagist olukorda. Loomulikult see, mida tegid norralased või mida on terve rattamaailm teinud juba viimased 30 aastat, see absoluutselt ei õigusta seda, mida meie siis oleme teinud. Absoluutselt ei õigusta. Meie ütlesime ja põhimõtteliselt ainus asi, mis me selle peale öelda saamegi ongi, et tulge, rääkige oma teadmised, võitleme koos, paljastame koos, eks ju, et see on võib-olla naiivne, aga mis me saaks muud moodi öelda, et kui teil on teadmised, et keegi petab, ma ütlesin korduvalt, olen viidanud, et Mati oma teadmiste ja läbinägelikkusega võiks olla Rodchenkov 2, eks ju. Panustamisrubriik ka. Ei või jah, kas Mati Alaver kunagi räägib ükskõik mis kujul enda ja Eesti suusatamise hämaramast poolest? See on selline kristallkuuli vaatamine, et ma oleks üliüllatunud, kui ta nüüd pärast kõiki neid kannatamisi, eks ju, ja neid kaotatud aastaid ka otse, et muudaks järsku radikaalselt oma seisukohta ja istuks kusagil kellegi kaamera ette. Küll ma võin ette kujutada, et Mati on kõva kirjapanija ja päevikute pidaja, et ma võin ette kujutada, et ühel päeval võib-olla ka postuumselt ilmub mingisugune tekst, kus ta siis oma mingisuguse vaate esitab, aga kange vend, kange vana, võib-olla vaikib lõpuni. Ma olen selle hästi palju mõelnud, et kas ja miks ta peaks ja kuidas ja ma olen jõudnud, ma olen nõus Mihkliga, aga mul on teine tunne on see, kui Alaveri ümber mingi kriitiline hulk tema lähikondseid ütleb, et ole ja räägi ära, et see võib teda mõjutada ja ma ei pea silmas perekonda, ma pean silmas seda ringkonda, kellega ta on viimastel aastatel rohkem suhelnud, kui nemad aitavad teda ära tundmiseni, et ta võiks rääkida. See võiks midagi muuta. Aga üldiselt jah, et see mitterääkimise põhjus on mitte see, mida me teame juba niikuinii, aga selle mitterääkimise kandev telg on see, mida me ei tea ja mis selle võib kaasneda. Kuigi Mati Alaveri lähikondsed ennist avaldasid arvamust, et pigem tal on tohutu mõju teiste üle. Kas teised üldse oleks võimelised tema mõttemaailma kuidagi muutma? Seal kindlasti on 2, 3, 4 inimest, kelle nime ma äkki ütlema, kellel on Mati Alaveri üle selline, mitte mõju kahtlemata, aga keda Mati kuulab, arvestab, kellega on tal dialoog. Nojah, me enda meelest proovisimegi nii teha, eks ju, aga siis vähe, eks, et see oleks tõesti üllatav, aga mine tea, jah. Aga keegi teine, suvaliselt loobin nimesid, Algo Kärbid, Karel Tammerat, kes on rääkinud küll midagi, aga mitte kogu seda, mis toimus. Ma jätkuvalt arvan, et see on kujundlik väljend, et sellised militaarsed ja kuriteelikud organisatsioonid omavad väga selle struktuuri ja hierarhiat. Ja ma arvan, et nemad vast ei räägi küll enne, kui nad on saanud selleks märgu anda.
no ma arvan, et nooremapõlve suusatajatel võib-olla ei ole ka nii palju ja põhjalikult rääkida, et vot nende õnnetuseks juba sel ajal, kui nad nii-öelda jälgimise alla sattusid ja suhtlus toimus rohkem elektroonsetes kanalites, et siis on neid tõendeid säilinud piisavalt palju, et see periood on üpris hästi lahti joonistatud, loomulikult oleks neil kindlasti uusi detaile anda juurde. Aga kas nad oskaksid meile rääkida näiteks, mis toimus nullindate alguses täpselt, et või 90 lõpus või veel kaugemal isegi, ka 80-ndatel, pigem ei. Nii et esimene toomine pigem ikkagi oleks Mati Alaverisa? Jah, ma arvan, kõik selle Eesti suusatamise viimase 20, 20, 30 aasta detailne lahti rääkimine sõltub kõige rohkem temast endast. Tal on inimestega ta teab kõige rohkem, aga tal on ka fenomenaalne mälu ju. Ja tal on kaotada veel rohkem, nagu ka tema lähikontsertel. Olgu, Urmas Soonvald, Mihkel Kärvas, aitäh siin esmaspäeva hommikul stuudiosse tulemast. Ilmselt kuuleme sellest teemast veel, mingil kujul, mingil viisil. Aga jaa, mis tunne on eetris jälle mõne nädala jooksul? Aitäh! Delfi spordi podcast. Mis tunne on?